Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Tallinna linn vähendas rahalist toetust Ukrainale 50 000 euro võrra, rõhutades samas, et linna toetus Ukrainale ei kao, vaid teiseneb ja areneb. Linnavalitsuse teatel liigutakse lihtsalt rahalisest panusest edasi sügavama, väärtuspõhisema ja vaimsema kaasas olemise suunas. Toetuse uus vorm hõlmab mõttekaaslust, seisukohavõtte ja järjepidevat moraalselt kohalolu. Rahaline toetus on ajutine, aga meie mõtted on püsivad, selgitab linn. Vajadusel süvendatakse toetust ka avalike avalduste ja sisuliste kaasaelamistega. Linnavalitsus kinnitab, et Ukraina toetamine jätkub, kuid küpsemal ja vähem mõõdetaval kujul. Veel annab Tallinna linnavalitsus teada, et Narva maanteele ja Liivalaia tänavale rattateid ei rajata, kuid ratturite vajadusi ei jäeta siiski tähelepanuta. Linn kavandab igasse linnaossa 400 meetri pikkust ovaalset rattarada. Linnavalitsuse sõnul võimaldab see inimestel, kes ei suuda rattaga sõitmist maha jätta, oma hobiga tegeleda neile sobivas keskkonnas, aga ilma, et see segaks teisi inimesi. Rattaringid rajatakse kohtadesse, kus keegi nagunii ei liigu. Linn rõhutab, et tegemist on tasakaalustatud lahendusega. Ratturid saavad sõita ja linn saab edasi toimida. Ja laiemalt valitsuse eilsel noorte probleemide alasel töönõupidamisel jõuti arusaamisel, et olukord, kus riik ei pööra noorte probleemidele ülemäära palju tähelepanu, muutub ajas paremuse suunas. Tegemist ongi nimelt ajutise olukorraga, mis laheneb loomulikul teel. Valitsus selgitab, et juba mõne aastakümne pärast on tänastest noortest saanud keskealised ja seejärel juba pensionärid ja just siis suureneb ka poliitikute huvi nende vajaduste ja murede vastu märgatavalt. Noored peavad lihtsalt veidi ootama, teatab valitsus. Kõik jõuavad lõpuks ikka sinna vanuserühma, kellega arvestatakse. Valitsuse hinnangul on tegemist pikaajalise ja jätkusuutliku lahendusega. Eesti Varude Keskus aga annab teada, et uuendatud eesmärgi kohaselt ei ole riiklik toiduvaru mõeldud enam kõikidele elanikkonna liikmetele, vaid väiksemale osale ühiskonnast. Keskuse selgituse järgi eeldatakse, et ülejäänud inimestel on seadusest sõltumata pidevalt olemas vähemalt 14 päeva toiduvaru, mida kantakse ka kogu aeg kaasas. Varude Keskus nimelt viitab keskmisele kehamassi indeksile, mis näitab, et paljudel inimestel on olemas märkimisväärne pikemaajaline toiduvaru, hinnanguliselt kuni pooleks aastaks, vahel ka aastaks, ja see paikneb mugavalt käe-jala juures. Ja Riigikogu Kantselei andis täna hommikul teada, et sulgeb Riigikogu Eestis ja viib seaduste tootmise ära odavamatesse riikidesse. Kaalumisel on hetkel kas Tai või Hiina, samuti on jutuks tulnud ka Vietnam ja Moldova. Seaduse tootjate palgakasv ja kulutused on aastate lõikes näidanud pidevat tõusutrendi ja sellega koos on kadunud ka odava tööjõu eelis, mis seni Riigikogu Eestis paiknemise üheks põhjuseks oli. Globaliseeruvas maailmas on selline tootmise liigutamine tavaline ja kalkulatsioonide kohaselt on võimalik odavamates riikides kogu Riigikogu vajalik töö ära teha kuludega, mis seni on läinud 2 Riigikogu liikme peale. Koondamisteate saavad Riigikogu liikmed kätte 2 nädala jooksul. Kuulsite uudiseid.